teatud mõttes on selle raamatu lugu pärit minu lapsepõlvest. Siis oli asjadel hoopis teine väärtus kui tänapäeval. Ilmselt tuli see sõjaajast, sel ajal kogetud puudusest ja vaesusest, mida minu vanemad lapsepõlves nagu tunda said. Meie peres, ma mäletan, pidi laps ikka oma asju hoolega hoidma. Ja kui midagi kaotsi läks, siis oli sellest ärevus suur ja ikka võis üks või teine lapsevanem küsida, et no kuhu sa selle siis kaotasid. Lapsena ei saanud ma sellest küsimusest üldse aru. Mulle meeldis palju rohkem küsimus, kus sa selle leidsid. See on selline õnneliku ja rõõmsa inimese küsimus, kes kaotatud asja tagasi saab. Nende kahe küsimuse vahel tekkiski see lugu Annist ja kadunud võtmetest ja üles leitud inimestest. No, tegelased on muidugi minu esimesed abilised loo jutustamisel, aga ega mina ka neid enne ei tea ega ei tunne, kui ma ükskord seda lugu päris kirjutama hakkan. Ja lugu ise toob need tegelased üksteise järel minu juurde. Mul jääb üle neile ainult sõnad suhu panna ja mõned mõtted nagu pähe panna. Ja siis nad ongi juba natuke huvitavamad ja sellest piisab. Pildiraamatu puhul on muidugi see, et seal jäävad tegelased lugeja ette väga-väga lühikeseks ajaks. Mõnegi kohta tahaks ju rohkem teada saada, mis tast edasi saab. Näiteks see Anni, kes viib kokku leitud võtmed ja kaduma läinud inimesed, et millised huvitavad probleemid teda veel ees võiksid oodata. Kirjutada on muidugi kõige parem hommikuti, aga nüüd on minu jaoks veelgi olulisem see, et mõtted saaksid võimalikult ruttu kirja pandud, et ma sellega hiljaks ei jääks. Mõtetega on ikka nii, et mõni tundub nii hea, et tahadki seda kauem peas hoida, pööritada ja vaadata ja uurida ja hoida nagu endale. Aga siis, kui see mõte ükskord kirja saab pandud, siis oleks justkui kogu hoog sellest kadunud ja see ei ole enam nagu tore. Sellepärast ma püüangi mõtted võimalikult ruttu kirja panna ja ei muretse enam sellepärast, et need ei ole lõpuni välja mõeldud. Mul on kombeks oma tekste kirjutada, neid siis mõneks ajaks käest ära panna, siis üle lugeda ja siis jälle uuesti ümber kirjutada. See, mida ma otsin või püüan nagu leida, on hea tekstirütm, et teksti oleks hea ja mõnus lugeda. Selles osas on minu eeskujuks alati olnud Eno Raua Sipsik. Ma olen neid Sipsiku lugusid oma tütrele saanud palju ette lugeda, õnneks. Ja see on alati olnud asi, mida saab rõõmuga teha. Kirjanik võib loole otsida head algust või põnevat lõppu, aga minu jaoks saab lugu valmis siis, kui seda on hea ette lugeda. Siis, kui ta on lihtne ja avatud, nii ettelugeja kui ka väikese kuulaja jaoks, siis on võimalik temasse lihtsalt sisse minna oma mõtete ja tunnetega ja sellest osa saada.